Tere! Mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Triptycho on siis jälle uue näo saanud. Et Triptycho on minu selle aasta üks lemmikvahenditest, aga nüüd veebi minnes avastasin, et tegemist on juba täiesti muutunud vahendiga. Et laadisin ta jälle endale arvutisse ja kui ma siis klõpsan ikooni peal Triptycho, siis avaneb mul selline aken. Klõpsan Use Free Resources. Ja nüüd on need töövahendid siis jagatud nagu rühmade vahel ära, et mul on sellised tööriistad, kuhu on kirjutatud pluss, siis see on läinud tasuliseks, siis mul on taimerid, siis on igasugused valijad ja siis on nende testide tegemine. Et kui ma siin nüüd neid vaatan, siis põhimõtted on jäänud siiski samaks, et näiteks seesama Hourglass, mis oli siis selline taimer, kui ma klõpsan selle peal ja nüüd siis klõpsan selle noolekese peal, siis ta mul avaneb ja ma saan siin määrata, et mitu minutit see aeg mul siis läheb, kas heli on või ei ole, klõpsan start ja saan siis seda kasutada. Või siis näiteks see õpilaste grupeerimise vahend, klõpsan selle noolekese peal. Siis siin on võimalik siis luua endale kõigepealt õpilaste leht, et loon uue lehe, panen siis siia nimed. Ja on panna eesnimed. Nii, ja siis klõpsan nupule Save. Ja ma salvestan endal selle TXT failina, panen talle nimed, et nimed, siis ma saan teda iga kord ka teinekord kasutada. Save. Ja läheme tagasi. Yes, nii. Peamenüüsse tagasi ja nüüd siis laeme endale üles. Nimed Triptycho. Save ja mul laeti üles. Kõigepealt küsitakse, kas keegi on puudu, nii et ma võin ära märkida näiteks, et kui mall on puudu, klõpsan ta nime peal, siis ta läheb halliks. Nii, panen done. Keegi ei ole puudu ja nüüd määran, et kui suured grupid ma teen. Näiteks teen kahesed grupid. See tähendab, ma teen 2 gruppi. Siin ma ei määra mitu õpilast grupis on, vaid ma määran mitu gruppi ma teen. Nii ja nüüd klõpsan siis select groups ja terve klass jagatakse mul siis pooleks. Rohelised ja sinised ja klõpsates nüüd selle märgi peal on mul võimalik siis nad panna niimoodi, et nad on niimoodi sinised on järjest ja rohelised on järjest. Ja see fotoaparaat võimaldab mul siis teha sellise print screen'i ka enda jaoks, et ma siis ära ei unustaks. Nii ja selle noole pealt siis saan ma peamenüüsse tagasi. Nii et uurige siin natukene, vaadake, mul on tunne, et vahendeid on natuke vähemaks jäänud, aga samas võimalused on jälle juurde tulnud.